tulemast kuulama taskuhäälingut Veel putru ajame Läti juttu. Siin me räägime inimestega, kellele meeldib Läti, kes on õppinud läti keelt, kes oskavad läti keelt ja kes on ka võib-olla kuidagi seotud Lätiga. Täna on erandkorras on 2 külalist, nii et Helena ja Emma. Tere, mina olen Helena. Mu ema on lätlane, isa eestlane. See on see, kuidas ma alati tutvustan ennast kõigile. Ja jah, ma õpin Tartu Ülikoolis õigusteaduskonnas. Teine kursus. Ja teine kursus, jah. Tere, mina olen Emma ja ma tutvustan siis ennast tavaliselt poollätlasena, kuigi faktuaalselt see on tegelikult vale, sest minu vanaema on lätlanna, seega minu ema on poollätlanna, seega mina olen veerand, aga süda ütleb pool. Ja õpin saksa keelt ka teisel kursusel. Ja te mõlemad olete Tallinnast pärit, jah? Jah. No alustame siis kogu selle teemaga, et kas on siis ikkagi see pool olemine, kas inimene saab olla pool lätlane, pool eestlane või veerand lätlane või ta saab olla mõlemad, Helena? Mina leian, et on täiesti võimalik olla mõlemad, et kui rääkida just sellest keelelisest poolest, siis ma ütleks küll, et ilmselgelt elukohapõhiselt mul on domineeriv eesti keel, aga rahvus on minu meelest midagi täiesti muud, et kohe tingimata saab olla kuuluda mitmesse rahvusesse korraga ja ma just väga olengi tänulik selle üle. Jah, ma polegi päris kindel, sest et ma ütlengi alati, et ma olen pool. Et ma ei julgeks kunagi pidada ennast nagu 100% lätlaseks, sest et see tuleneb ka keskkonnast ja keeleoskusest. Aga eestlane ma olen täielikult, aga samas ikkagi lätlane poolikult, et see on selline, see oleneb ilmselt, kellega ma räägin või mis kontekstis ma seda tutvustama pean. Mis hetkel on sellised esimesed mälestused sellest, kus tekkiski siis see arusaam, et on olemas 2 keelt? Et ei ole ainult eestlased, vaid on olemas mingi teine keel ka? Kusjuures mina niivõrd seda eraldi ei teadvustanud kunagi. Et siis, kui juba vanemas eas hakati selle kohta rääkima, vanemad hakkasid rääkima selle üle nalja viskama, millised probleemid meil olid üles kasvades tegelikult ka kahekeelses keskkonnas, et siis ma alles teadvustasin, et tegelikult see vist, ja et see on kuidagi eriline, et ma räägin 2 keelt. Aga niimoodi teadvustanud teda ei ole ma ise küll kunagi. Mul oli selles mõttes sarnane olukord, et isa tegi nalja selle üle, et kui me elasime Lätis, siis ta ei saanud vahepeal aru, kui ma rääkima õppisin, sest et ma rääkisin läti keeles. Aga ma arvan, et ma endale teadvustasin just seda duaalsust siis, kui me olime juba ammu Eestisse tagasi kolinud ja käisime Läti sugulastel külas ja ma ei saanud aru, kui nad mult midagi küsisid, et siis oligi see, et oi, nüüd on midagi pooleks läinud. Ja ema rääkis sinuga siis läti keeles või eesti keeles? Eestis ikkagi eesti keeles. Ja Lätis läti keeles? Jah, põhimõtteliselt nii. Aga Lätis, kuna mu vanemad käisid tööl, siis mul oli Läti lapsehoidja. Et see oli siis põhiline keeleõppe alus ja temaga rääkimine. Mõlemad käisite Eesti lasteaias? Jah. Ja, mina ka. Ja siis, kui te hakkasite suhtlema siis Eesti lastega, olite nendega justkui võrdsed, samasugused nagu nemad, ja siis oli ikkagi see tunne, et see läti keel on ka olemas, et nemad ei oska seda, et sellepärast te olete kuidagi erilisemad. Mina lapsepõlves seda isiklikult küll kunagi niimoodi ei võtnud, et see oli justkui nagu lihtsalt taustal midagi. Praegu tõepoolest see on absoluutselt täpselt see tunne, aga lapsepõlves küll see oli lihtsalt midagi täielikult normaalselt. Ma ei mäleta ka lasteaiast mitte midagi sellist, et lasteaed oli lasteaed ja pigem ikkagi eestikeelne, et nagu siis, kui me tulime tagasi Eestisse, sellest ajast ma ei mäleta enam läti keele kasutust nii väga. Ja ei, mul tuli lihtsalt lasteaiaga meelde üks neist naljakatest lugudest, mis oli küll, et võib-olla rohkem oma õe näitel, kes kasvaski täpselt ajal, kus me poolenisti elasime Eestis, poolenisti Lätis. Ja siis tal oligi hästi raske just seda lasteaia ajal just eristada ja tal oli üks väga konkreetne intsident, kus meie ema tuli talle Läti lasteaeda järgi ja siis ta ütles, et tahtis emmele näidata, et vaata emme, et see seal tädi, see mustade juustega tädi on seal minu kasvataja ja ta ilusti ütles, et mamma, ta Arneti Riemati.
Irmana Ozetaev. Ehk siis no ema rohkem järgi ei tulnud, et isa tuli sellest ajast edasi nagu järgi talle, aga jah, et lasteaed oli selline väga intellektuaalselt, kognitiivselt vohav aeg küll ja selle jaoks. Siin oli ikkagi see mõte, et tal olid mustad juuksed? Ei, ta tahtis öelda, et tal on tumedad juuksed ilmselgelt. Ja tuli, no kuna sest eesti keeles ongi musta värvi, mustad juuksed, siis oligi täiesti vahet ei ole netiirjamati. ja. Seda ma olen märganud, et see on selline, kakskeelsete laste puhul just see sama arusaam, et see on üks ja seesama sõna eesti keeles. Et nemad ei taju seda, et tegelikult ju jutt on räpastest juustest. Ja. Aga see kakskeelsus, ütleme, et me räägime sellisest asjast keeleteaduses, et on bilingvaalsed inimesed, kakskeelsed, mina olen ka tegelikult ju kakskeelne, 20 aastat elanud Lätis, 20 Eestis. Ja kuna see esimene pool on elatud selles Läti keskkonnas, kogu Läti kultuuris, Läti vaimus ja nii, ja siis teine pool on eesti keel on õpitud täiesti teadlikult täiskasvununa ja muidugi oma mõjutustega, ehk siis minul on see läti keele mõjutus. See, nagu te mainisite ka, et see ilmselgelt on paratamatus, et üks on siiski tugevam, eks ole, et ei saa siis olla täiesti 50-50 tõenäoliselt. Teoorias on võimalik, see on siis see tasakaalus kakskeelsus, siuke mõiste on ka, aga ma arvan, et kui keskkond on ükskeelne, siis jah, nagu kindlasti on üks domineeriv, et see oleks väga raske kuidagi teha neid võrdväärseks, kui ühte sa räägid näiteks ainult kodus ja siis ülejäänud elus räägid seda teist, et paratamatult sa viibid just varajasemas elust nagu edasi minnes aina vähem aega kodus, kus sa räägid seda nii-öelda teist keelt ja siis see nii-öelda kaotab oma juhi positsiooni nii-öelda. Ja ma kusjuures ei olnud isegi kuulnud sellisest terminist nagu tasakaalus kakskeelsus ja sellepärast ma tegelikult arvasin, et sellist asja ma lihtsalt ei kujuta realistlikult ette seda olukorda, kus see oleks võimalik, sellepärast et ma kujutan ette seda ainult siis, kui sa reaalselt eladki niimoodi, et ma ei tea, 2 nädalat Eestis, 2 nädalat Lätis või ükskõik mis teise keskkonnaga, aga just see, et sa ju oled, kui sa oled siiski paikne ühes riigis, olenemata sellest, just nagu sa mainisid, et olemata sellest, kui sa räägid kodus ühte keelt, siis siiski dominantseks, ma arvan, jääb see, mis keskkonnas sa viibid pikemat aega. Ja kuidas teie isad, kas nemad õppisid läti keel ka selgeks? Ei, kusjuures ma ei saa aru, miks. Ema õppis nii tublisti eesti keele selgeks, aga ei, isa niimoodi ei räägi, aga ta saab väga ilusti aru küll ja naljaviluks ka vahepeal ütleb midagi veikest ka läti keeles, aga niimoodi sihilikult ei õppinud, ei. Ma arvan, et mu isa sai rohkem aru siis, kui me Lätis elasime, aga kuna ta sugulastega saab suhelda vene keeles, siis tal ei olnud otseselt vajadust ka. No siis see tähendab, et neil oli ikkagi ju selline passiivne keeleoskus, ehk siis nad said aru. Nad lihtsalt ei räägi, ehk siis praktiliselt. Mis on ka huvitav, et kui mis iganes erialaga nad tegelevad, et kas see ei ole selline kasulik oskus, et sa lihtsalt õpid tasuta ühe keele ära. Ei olnud ilmselgelt vaja? Ei, kusjuures minu isa töötab ikka veel vahelduvalt Eesti ja Läti vahel. Seega see kindlasti tuleb väga suureks nagu positiivseks elemendiks, aga jah, just seesama, et see suguvõsaga see läbikäimine nägigi välja niimoodi, et üks räägib, ema räägib isaga eesti keeles, siis ta tõlgib suguvõsale, mida isa just ütles eesti keeles, need vanavanemad siis räägivad isaga vene keeles, aga siis on mõni noorem suguvõsa liige, kes ei saa aru vene keelest, siis temaga räägitakse veel inglise keeles. Ühesõnaga hästi segane värk, aga ma arvan, et tal tuli kasuks küll see, et isegi kui töökeel valdavalt Lätis on, siis vene keel ikkagi, ma ise ka loodan, et see tuleb minul erialaselt ka kunagi väga kasuks. Õdesid vendi teil on, kellega siis suhelda eesti keeles? Mul on väike vend, kes ei elanud Lätis, nii et ta ei oska läti keelt üldse. Isegi passiivselt mitte? Ei. No umbes Paldies oskab öelda, aga see on ka kõik. Mul on 2 vanemat õde, seega just teistpidi, et mina siis kõige nooremana oskan kõige vähem läti keelt, et kõige vanem kasvaski just üles Lätis,
keskmine kasvas üles Lätis ja Eestis ja mina kasvasin üles Eestis, seega jah. Ja nad siis kogu aeg suruvad mind läti keelt kõnelema, jah, kodus. Sa omavahel rääkida läti keelt? Jaa, mul on selline halb tendents vastata oma emale, oleneb sellest, et ta kogu aeg räägib läti keeles, vastata eesti keeles, sest see on siiski dominantne keel, ja siis nemad kogu aeg näpistavad, et tegelikult me ei saa praegu aru, millest sa räägid. Aga jah. Teie kultuuri taust, sa ei saa õppida keelt lihtsalt puhtalt ainult sõnu, grammatikat, keelt, et sul on vaja ikkagi seda kultuuri, sest kultuur tuleb ka kaasa inimesele. Mis mälestusi teil on Läti kultuurist, et kuigi üldiselt me oleme väga sarnased, aga ikkagi Lätis on spriidiitis, Eestis on nukitsamees, kui hästi te Läti kultuuri tunnete? No minu jaoks on see pigem õppimise koht, et need väiksemad nüansid just võib-olla selles rahvakultuuris, neid hoidis minu vanaema üleval umbes, et kuivatatud herned uuel aastal ja nimepäeva tähistamine, et niisugused väiksed asjad, aga laialdasemalt mingit kirjandust ja muud niisuguseid aspekte ma väga ei tea kahjuks. No see tulenebki sellest, et ma olin nii väike, kui me seal Lätis olime ja siis see kuidagi lihtsalt ei jäänud püsima, kui me Eestisse tagasi tulime, muud kui ütlen seda, aga jah, kahjuks küll. Kardan, et mul on samamoodi, et kuigi ma ka praegu veel käin suhteliselt tihti Lätis Riias, siis ikkagi, et kuna ma ei puutu kokku selle kultuuriruumiga ise igapäevaselt, tegelikult ikka üldse tihedalt ei puutu kokku, siis ka seda, sellised faktilisi teadmiseks ikka on. Vähe on lihtsalt osa võetud sellest kultuurist, et eks ikka laulupeod ja asjad, aga kusjuures õppimise kohaks, kas sa ei käinud Läti koolikeses või? Ma käisime koos, aga ma ei mäleta mitte midagi. Et jällegi piinlikkusega võin tõdeda, et kui ma olin väiksem, siis mulle ei meeldinud seal eriti käia. Minul ka mitte, sest see on kool. Ja see oli kool ja see oli keeles, millest ma väga aru ei saanud ja see oli siuke pigem, et miks ma pean minema. Aga see annab mulle nüüd vanemana võimaluse avastada seda Lätit siis enda jaoks ja teha seda niimoodi, et mul päriselt jääb midagi meelde, et ma olen nüüd teadvusel isik. Et siis see on tegelikult tore, et siuke võimalus on. Te mõlemad tulite eelmisel sügisel õppima läti keelt, sest see tol hetkel oli ainus kursus ja nüüd te olete jõudnud kogu selle rühmaga 3. semestrini ja nüüd kevadel tuleb veel 4. semester tänu sellele rühmale, sest kõik on nii aktiivsed ja põnevad ja targad ja ägedad ja see on ülim nauding minu jaoks on selle kursuse läbiviimine. Te tulite ja teil oli ilmselge eelis teiste ees, aga see on arusaadaval põhjusel, sest teil olid ju eelteadmised. Kuidas oli õppida läti keelt niimoodi, et te õpite grammatikat, nii et koos eestlastega, kes ei tea mitte midagi läti keelest? Eks ta ikka see eelis oli tõepoolest ja see kõik oli kuidagi kõhutunde järgi loogilisem ja ma isegi kujuta ette. Mõlemad need 2 aastat ma ikka veel ei saa aru, kuidas neil on seda jõudu ja jaksu täiesti nagu nullist seda õppida, see on nii lahe, aga minu jaoks oli ka absoluutselt õppimine, sellepärast et samamoodi ma sellest kunagisest pühapäevasest läti koolikesest ei mäleta eriti palju, eriti vähe, see oli pigem kultuuri õppimine seal, oligi kusjuures, kuivõrd just grammatika ja sellised asjad minu meelest, aga see grammatika tuligi konkreetselt väga uueks ja ikka veel kõik, mis me õpime, on lingvistiliselt uus minu jaoks, sellepärast et siiamaani ongi ju räägitud ainult kõhutunde järgi ja valesti kõhutunde järgi. Et jah, et see oli minu jaoks kohati isegi nagu väljakutse, challenge. Ja ma ütleks sama, et ainuke eelis, mis mulle tundub, et mul oli võib-olla see hääldus, et seda ei pidanud eraldi õppima, aga grammatika oli kõik uus, enamus sõnavarast mingil hetkel oli ka täitsa uus ja siis kui ma avastasin lõpuks, et ma pean päriselt pingutama, siis läks raskemaks elu. Üks tudeng isegi kommenteeris ja täiesti ausalt sellise siira huumoriga, et kui Läti, nii-öelda te olite need Läti tüdrukud, et kui te hakkasite lugema, siis oli lihtsalt täielik vaikus oli ruumis, sellepärast et kõik lihtsalt pingsalt kuulasid, et kui äge hääldus.
sellepärast et et tudengid ju, eestlased, kes ei ole läti keelt õppinud, nad õpivad, nad ise ju tunnevad ju ka, et neil on see eesti aktsent ja paratamatult ja siis mina hääldan nii nagu lätlane hääldab ja siis nad kuulavad seda, et kuidas peab hääldama ja siis, kui teie hääldasite, siis see oli lihtsalt selline mesi kõrvadele. Kui tore. Nii armas. Kusjuures see on huvitav, sellepärast et selle aktsendi teemal ma ei saagi aru, et mis hetkel sa tunnetad ära, kas sul on aktsent või mitte. Sellepärast, et enda arust, ma ei tunne ära ja ma ei paiguta seda enda aktsenti kuhugi. Ja ma ei kuule seda aktiivselt. Kuigi mu pere on väga konkreetselt öelnud, et absoluutselt on aktsent küljes. Ei ole? Et sul on aktsent? Ja, absoluutselt. Et siiski, et seda ei saa nimetada kui selliseks selgeks Eesti aktsendiks seda läti keelt rääkides, aga mingisugused sellised veidrad nüansid tulevad sisse, mis tegelikult, et moodustavad ikkagi mingi teise aktsendi. Ei ole, ma ei ole piisavalt rääkinud. Okei, aga jah, hea teada. ja, teil on hoopis teissugune hääldus, see on selline, nagu on nagu välislätlaste hääldus, et siis isegi mitte eestlaste, isegi sellepärast, et ma olen kuulnud, ja väga palju kuulnud, kuidas eestlased, kes on õppinud täiskasvanu ja õppinud läti keelt, kuidas nad räägivad läti keelt ja seal on ikkagi kuulda seda eesti aktsenti, aga teil ei ole seda. Ehk siis ta ei ole midagi sellist, ta ei ole mingi konkreetne aktsent, vaid lihtsalt selline välis, nagu te ütlesite. Okay. Et võib-olla lätlased, kes elavad Lätis, hääldavad kuidagi ühtemoodi kõik, aga ikkagi välislätlased hääldavad ka ühtemoodi. Et kui sa kuuled neid, kes on Ameerikas üles kasvanud ja seal juba mitmes põlvkonnas elanud, et siis nad on õppinud läti keelt, siis seal on ikka väga tugev see esiteks Ameerika aktsent ja teiseks neil on see vana läti keel, mida räägiti seal enne teist maailmasõda, et nad on säilitanud seda hääldust. Aga teil on ikkagi see tänapäevane läti keel, aga ikkagi ma arvan, et ma ütleks, et sa räägid täpselt nii, nagu sa räägid eesti keelt ja sa räägid läti keelt täpselt samasuguse häälega. Jaa, okay. Ma ütleks küll. Aga millest see siis tuleb? Sest kui ma mõtlen läti keele peale, siis esimene mõte oligi see, et kes on põgenenud mingil vanal ajal ja siis räägivad umbes vana versiooni sellest keelest, aga me oleme noored. Mis siis on nagu teisiti välja arvatud siis see eesti keele mõju? Sellepärast, et te olete kuulnud seda keelt juba lapsepõlvest saati. Samamoodi, et te rääkisite juba seda juba lapsena, siis laps ju õpib keelt niimoodi, et tal ei olegi teise keele mõju. Ja võib-olla mingi grammatika, et sa paned mingit seda käänet, võtad läti sõna ja paned eesti käänet sinna lõppu küll. Täiskasvanu, kui ta õpib, et ta väga teadlikult ju hääldab sõnu ja võib-olla kardab või ei karda seda aktsenti, et tal tuleb see külge või. Aga ma arvan, et just see, et olete lapsepõlvest saati rääkinud ja siis sellepärast see hääldus on täiesti teistsugune. Väga mõnus, väga nauditav. Põnev. Küll jah. Kuidas teie Eesti sõbrad suhtuvad või inimesed, kellega te tutvute, saavad teada, et te oskate läti keelt? Kas see on selline supervõime? Kusjuures jah, ma ütleks küll, minu kogemuse järgi see on kõigile alati nii vapustav, isegi vanadele sõpradele, kes on parasjagu just ära unustanud, et mul selline taust nagu on, siis kui näiteks sattun telefonis emaga rääkima, siis on jälle 20 minutit aga kuidas on nagu tänav läti keeles või koer, kuidas ma ütlen, palun üks jook, palun. Ja kusjuures väga lahe on see, et isegi mitte ainult kõige lähedasemad, vaid nagu lihtsalt nagu sõbrad ka on hakanud viimasel ajal nagu üle võtma mingisuguseid asju, mida ma ütlen. Ja siis näiteks mul on üks kindel sõbranna, kes kui mu ema tuleb jutuks või kui ta on meil külas või kuidagi puutub mu emaga kokku, siis ta ütleb, kui ta hakkab ära minema, ütleb ata mamu, siis jah, hästi tore ja nad tõesti võtavad seda alati sellisena, räägi midagi läti keeles, mis juba minu meelest see oli põhikoolis oli teema, aga ikka veel on hästi lahe, jah. Ma seda nii-öelda läti keele oskust nii väga ei reklaami, sest et ma ei ole nii kindel enda teadmistes, aga kui ma olen öelnud tuttavatele ja sõpradele, et ma õpin läti keelt, mulle tundub, et ei ole enam nii, nagu üks teine külaline siin podcastis ütles, et on naljakas, vaid pigem inimesed on just et see avaldab neile muljet, et läti keel nii huvitav ja nii lahe ja et miks sa selle valisid, sest et jätkuvalt see ei ole kõige populaarsem valik.
valikaine või ülikoolis. võõrkeele valik, jah. No sest seda koolis ei õpetata ju veel. Kahjuks. Kusjuures hästi lahe tendents on ka minu meelest, ma ei tea, kas ta on niivõrd muutunud, aga see, mis ma olen küll tähele pannud, et kui tõesti kunagi arvati, et mis sa sellest keelest on ju õpid, siis praegu see on nagu just selline nagu vau-moment, et kui sa õpid mingit väikekeelt, siis kõik on väga, väga nagu vaimustuses sellest ja pigem nagu austavad sellist valikut. Kas see on mingi põlvkonna teema, et see noorem põlvkond nüüd suhtub täiesti teistmoodi keeleõppesse? Kindlasti ma arvan, et see on väga laialdaselt nagu prioritiseeritud nüüd, et võib olla puhtalt seetõttu, et see võib olla kasumlik, et kindlasti minu siis õigusteaduskonnas ka just raiutaksegi seda sisse, et mida rohkem keeli, seda parem. Ja ma arvan, et võib-olla tänapäeval ta ongi seotud sellega, et ei ole enam, ilmselt globaliseerumine ja kõik see, et sul on võimalused minnagi kuhugi mujale ja see kindlasti annab selle tõuke, et õppida võimalikult paljusid keeli. See võib olla äkki selles mõttes ka põlvkondade teema, et nõukogude ajal olid kõik need meie naabrusriigid ühe keele all, vene keele all ja siis ei olnud otseselt põhjust õppida neid teisi keeli, sest et kõik said teineteisest aru, või vähemalt üritasid. Aga nüüd, kuna kõigil on oma keel, et siis see aitab selle interkultuurse suhtlusega ja nii. Miks te valisite oma erialad? Hästi palju on seda küsitud ja kui aus olla, siis minu otsus tuli selle põhjal, et täpselt ei olnud mingit konkreetset kirge, mida suunata kuhugi. Ehk siis ma leidsingi, et see õigusteadus on kindlasti selline ala, mis ükskõik mis valdkonnas aitab kindlasti kaasa. Et sellised ühiskondlikud teadmised niikuinii. Kahjuks see sellega piirdus tollal, aga praegu ma olen väga-väga rahul oma valikuga. Et kindlasti olen leidnud ka oma elemendi selles kõiges. Mul sarnaselt ei olnud kindlat ideed või kindlat unistust, aga kuna ma õppisin saksa keelt Kadrioru Saksa Gümnaasiumis juba 2. klassist alates ja oskasin seda gümnaasiumi lõpuks juba päris hästi, siis ma mõtlesin, et see oleks selline loogiline jätk. Kuna ma kindlasti ei oleks tahtnud seda keeleoskust kaotada ja oli selline tore võimalus, siis otsustasin germanistide sekka astuda. Kuidas te näete siis läti keelt oma eriala sees võimalust kuidagi siduda? On või ei pea muidugi, aga kas võib olla selline võimalus? Eesti, läti, saksa keelele saab tõmmata balti-saksa lipsu peale ja see on kindlasti teemavaldkond, kus on veel palju uurimist, mida teha. Et see oleks alati võimalus, kuidas siis läti keelt kaasata oma edasistes õpingutes või siis ka ametialaselt võib-olla. Aga kas sa konkreetselt näed juba, et mida keelega saab teha, et sest see standardvalikud on alati tõlkija või õpetaja? No need on ka kindlasti valikutena olemas, kuigi ma ei ütleks, et ma veel kellelegi läti keelt õppida suudaks, aga üks meie kursusekaaslane siis, kes ka läti keelt õpib, on samuti õppinud seda selle jaoks, et aru saada vanadest balti-saksa tekstidest või siis nendega seotud tekstidest, mis on läti keeles kirjutatud. Et see on juba üks nendest võimalustest. Ja aeg-ajalt siin on tudengite seas on just ajaloolasi ja arheoloogia, kellel on vaja läti keele oskust ja paratamatult. Nii, ja sina? Ma isiklikult väga tahaksin seda lätikeelset seotust enda erialaga ja mul tõesti see tõlkiamet tuleb esimesena meelde puhtalt sellepärast, et mu ema on tõlkija, aga tema ka, olles vandetõlk, siis ta just nimelt tegelebki väga palju kohtuotsust tõlkimisega, kõige sellise juriidiliste dokumentidega. Tegelikult ma ikkagi loodaks, et ma ühel päeval suudan selle läti keelega nii piisavalt ära õppida, et siiski ka töövõimalusi, ka oma erialaseid töövõimalusi liida ka Lätis. Ja kui mitte juristiks, siis tegelikult mulle ka diplomaatia väga meeldib, et nüüd me hiljuti käisime külas Eesti saatkonnas Lätis ja see keskkond, ma arvan, ka mulle võiks väga sobida. See reis oli siis, see algas sellega, et eesti keele tudengid Läti ülikoolist tulid meile külla Tartusse maikuus
ja siis meie läksime neile külla oktoobri alguses. Ja see oli ka väga põnev reis, õppereis. Mis te õppisite sellest? Lätis olen selles mõttes ja Riias olen palju käinud. Ma ei tea, kui asjakohane see väide on, aga minu jaoks konkreetselt need tutvused. Ma sain ikka päris paljutega nendest niimoodi rahulikult istuda ja rääkida, et hästi põnev. Kindlasti need uued suhted ka, aga ma ütleks, et kuna ma ei olnud Riias, ma olin Riias elanud, aga ma ei ole Riias käinud. Ma ütlen niimoodi, et mul oli väga hea võimalus siis just neid jutumärkides turistikaid kohti Riias avastada. Peab ütlema, et kui me nüüd ise siis lätlastel külas käisime, siis tuli see suhtlus kuidagi palju kergemini. Ma ei teagi, kas asi oli selles, et me olime korra juba kohtunud nendega ja tundsime üksteist paremini või siis, et see lätikeelne keskkond julgustas seda lätikeelset suhtlemist, aga kui me läksime lõpuks koos sööma, siis me rääkisime kõik soravalt eesti-läti keelt. Te käisite pärast veel avastamas ka Läti või täpsemini Riia ööelu. Kas te tutvusite kohalike lätlastega, on see lihtne? Lihtne tutvuda, kusjuures me avastasime, tegelikult mina enda jaoks avastasin, et ka Riias on möku ja kohe täitsa niimoodi möku, et esiukse peal on eestikeelselt lahtioleku ajad kirjutatud ja kõike seda. Läksime sinna, avastasime, et seal hakkab toimuma freestyle õhtu, ehk siis tahtsime kuulda väga Läti mõminaräppi. Oi, me alles hiljuti mõtlesime välja, mis see läti keeles on, ja mulle tule meelde murmur reps, ma ei tea konkreetselt väga mingi läti keeles väga naljakas sõna, aga jah, me käisime seal ja siis mõtlesime, et meil on veidi selleni aeg, käisime Tallinna kvartali läbi, seal oli ka hästi põnev ja siiski seal mökus, siis kui oli reaalne see võimalus inimestega rääkida. Eestlased. Mis eestlased? Me kohtasime mökus. Lätlaste asemel kohtasime eestlasi, oma tuttavaid, kes olid sinna mökusse läinud. Ja see kusjuures oli väga naljakas, mul ei ole sõpru Lätis ja ometigi leidsin vanu sõpru sealt, aga tegelikult mingi 3 poissi lätlast, kellega ma tutvusin, baarimehed, siis nemad väga sotsiaalsed. Ja lihtsalt inimesed tulevadki nagu, võib-olla see oli see melu, see baari melu seal, aga tulidki lihtsalt rääkima, olid nagu, mis keeles sina räägid? Selles suhtlemine oli küll väga kerge nende, siis ma ütleks, põlislätlastega tundusid. Ja te rääkisid ikka läti keeles, jah. No ma muidugi üritasin seal, ma kohe ütlesingi, et ma ei räägi läti, selles mõttes, et ma olen siin grupiga, kes me kõik õpime alles läti keelt, rääkides läti keeles ja siis ühesõnaga, neil oli väike segadus, et alguses nad arvasid, ma valetan. Ja siis ma suunasin enda tähelepanu, et me tegelikult seal kõik räägime praegu eesti keeles, aga see oli ka hästi tore elamus, et neile tundus ka veidi ajuvaba, et sina küll ei õpi läti keelt, et sa õpid eesti keelt, aga sain nad nõusse oma seisukohaga. Ja see, kuidas nad rääkisid, kas see tundus täiesti teistsugune, mõne võrra muidugi on nii, et see keel õpiku keel on täiesti teistsugune kui see, mida inimesed reaalselt räägivad. See on paratamatu. Nii et sellepärast ongi ju 2 viisi, kuidas inimene saab õppida, kas ta õpib lihtsalt õpiku järgi kogu grammatikat või ta õpib keelekeskkonnas, ehk siis kogu aeg kuuleb seda, nagu teie isad näiteks, et kogu aeg kuulasid, passiivsed õppisid ära. Ja siis, kui rääkida selliste noortega, kes tõenäoliselt räägivad ka sellist noorte keelt, kas oli midagi tunda? Kuulda. Esmalt võib-olla oli raske aru saada puhtalt selle pealt, et nad noored räägivadki kiiremini ja rohkem mis see sõna on? Et sa mõtled nagu see mumble rap? Jaa, mumble. Murmina. Murmin, aga mis ta räpina siis oleks? Murmin raps, vot. Nad murmurivad ja selles mõttes on küll, oli raske aru saada, aga lahe on kuulata seda slängi ikkagi, mis ta ei ole puhas, väga tihti ei ole puhas selline läti, et oi kui palju sinna tuleb, iga 2 sõna tagant tuleb karotš, mis ma arutasin oma isaga, ta läks nii
keema selle peale, sellepärast see pole isegi karotše. See on lihtsalt mingi karotš, mis ei tähenda mitte midagi. Ja tšista ja tipa ja need kõik on hästi sellised, et ma ei ole tähele pannud, et eestlased väga selliselt, nagu on üks sõna, aga minu meelest see sõna nagu tuleb niikuinii millegi kas või kirjeldades vahele sinna. Et sellised nagu sidesõnad ma ei ole tähele pannud, et eestlastel väga oleks. Aga tipa, tšista, karotš, sellised asjad. Mis ma saan aru ka on mingi vene tegelikult. Ja. Ma mõtlen aga inglisekeelseid sõnu. Aga nad hääldavad seda hästi lätlaslikult. Ma isegi ei oska seda kuidagi selgitada, see ei ole see, et nad üritaksid, sest mina üritan, kui ma räägin, ütlen midagi vahele inglise keeles, siis ma hääldangi seda sellise inglise aktsendiga, kui mitte just sarkastiliselt öeldes. Aga nad nagu peaaegu nagu lätistavad seda sõna, aga tegelikult tulevad täpselt ingliskeelse sõna. Kes üllatunud on? Ei no jaa, aga see lihtsalt kõlab kuidagi võõralt. Sest et jällegi oma üleskasvanud keskkonnas seda inglise keelt niimoodi ei olnud. Vene keel, Pelselt. Me mõtlesime ise lätikeelseid inglise slänge välja. Me tegime seal keeleteadust. Sina rääkisid lätlastega, aga meie rääkisime omavahel läti-eesti pudikeeles ja siis tõlkisime või lätistasime pigem ingliskeelseid slänge, mis on eesti kõnekasutuses ainult inglise keeles, aga nende kõnekasutuses neid nagu üldse ei olnud. Ühesõnaga, slange on leivanumber, mis on siis inglise keeles slängi sõnast slay. Oota, palun korda. Slay oleks läti keeles? Slange. Slange? Nagu diminutiivis. Slange. Okei. Ja praatopuve. Aga seda me juba tutvustasime õppejõule ka. Mis see tähendab? Brainrot. Brainrot, jah. Nii et te tahate öelda seda, et lätlastel on täiesti teistsugused sõnad, mida nad kasutavad, mida nimetatakse slängiks eestlaste omas. Jaa. Mina küll vähemalt väga palju nagu paralleele seal selles valdkonnas küll ei leia. Või kas keegi leiab? Ei ole uuritud sellest. Võiks olla võrdlev uurimus. Ma arvan, et see tulebki sellest, et nad lihtsalt lätistavad kõik sõnad ära. Et meil eestistamist otseselt ei ole. Et meil on ikkagi laptop, mitte rüperaal, nagu meil tegelikult on. Aga neil on kõik lätistatud, seega ka släng on lätistatud. Mis on tore. Kaitseb keelt inglise keele eest. Aga oota, oli ju see sõna cringe ja kringel. No, see on selline kringel. Erand kinnitab reeglit. See ongi ta slayo, et see sleib. See on ka eestistatud, see sleib. It slays. Das slayo und das givo. It gives. See annab. Kas te oskaksite arvata, mis need sõnad inglise keeles tähendavad? Ei. It's giving. It's giving. Seda ma olen märganud, et kuskil ilmselgelt iga inimene, kes jääb aina vanemaks, hakkab märkama seda, et see keel, eelmine kord ka Madis käis kohal, ta rääkis et sa tunned seda, et mingil hetkel sa hakkad eemalduma sellest keelest, mida räägivad noored. Et siis iga põlvkond, kes tulevad mingisugused uued sõnad. Väga palju sõnu ma väldin lihtsalt, et ma ei tahagi teada. Ma olen neid kuulnud, ma ei taha teada, mida nad tähendavad. Nad ei rikasta minu elu ilmselgelt mitte kuidagi. Aga läti keele tundides ka, et mis ma olen märganud, et kui on mingisugune rühmatöö, siis eriti teie tüdrukud teete seda, et elate seda oma elu, nagu te olete. Ja siis ma seisen kõrvalt ja vaatan täiesti võõra inimesena, et vau. Jaa. Et just te kasutate neid väljendeid igasuguseid. See slängimata see. Ja. See tegelikult see üks lätistatud sõna, mis on praatapuve, võtabki selle kõik kokku. See brain rot iseenesest tähendabki sellist informatsiooni, mis aju lihtsalt hävitab. See pole ebavajalik täielik informatsioon. Üleliigsed sõnad, siuksed, mis tähendavad mitte midagi, kirjeldavad midagi, mis juba eksisteerib, mille asemel võiks kasutada mingit targemat sõna. Kui sa ütled, et see sleib, siis sa võid öelda, et see on ilus. Nagu see on täpselt sama asi, lihtsalt kuna internet kasutab seda naljakas kontekstis, siis me kasutame seda ka, et teha nii-öelda nalja, aga see kõik nagu imitseb igapäeva kõnesse sisse. Ja sellepärast see ongi
praatopuve, see on brainrot, see on halb. No okei, võib-olla kõik ei arva nii, aga mina nimetan seda niimoodi nagu negatiivse terminiga, sest et ma ei leia, et see on hea, et me niimoodi soperdame selle keelega. Aga kas selle alla läheb ka selline mõttetu scrollimine, kas et see info, mida sa saad scrollimise kaudu, teeb ka seda sama praatopuvet? Ja sealt see pärinebki. Kas teie peres on tekkinud selliseid läti-eesti sõnu, mida teie kasutate? Näiteks, mis ma avastasin, on väga äge sõna, on pirnis. Sellepärast, et bumbi ja riss on nii pikk sõna ja see B-täht ja bumbi ja riss. Miks mitte pirnis? Väga hea sõna. Meil vist selliseid kahes keeles kasutatavaid sõnu ei ole. Meil on sõnu, mida ema on välja mõelnud läti keeles. No ma arvan, et te teate ühte neist ise ka, kui ma juhuslikult kirjutasin läti keeles sees, et ma hommikuti söön krušlier pienu, mis ma tegelikult arvasin, et on päriselt hommikuhelbed piimaga. Aga tuleb välja, et mu ema mõtles selle välja väga ammu aega, väga kaua aega tagasi, sellepärast, ja siis ma küsisin talt, oleks pidanud mainima, et see pole päris sõna, siis ta ütles, et see lihtsalt, et kuna ta siin Eestis juba kasvas, siis ta ei arvanud, et see reaalselt kuidagi, et küll me kunagi aru saame, aga jah, see, miks ta siis krušliteks neid nimetus oligi see kraukščiig, saadi krušli ja nüüd, no selles suhtes peresiseselt kõik ütlevad krušli, see midagi muud ei olegi. Mina kasutan ka sõna kripsiiši, täpselt see krõps ja siis diminutiiv kripsiiši. Okei. Aga jah, see oleks muidugi huvitav, aga ma võib-olla ei ole piisavalt tähele pannud. Ma arvan, et ema on küll, no eks meil kogemata pigem tekivad need sõnad, et kas meil kas meil kodus siisinšaid on täiesti ja no isegi ei hakka rääkima selle üle. Saame aru, mida teine mõtleb, aga jah, et keelte segamine. Aga jah, siin jälle tulles tagasi selle teema juurde, et te olete ju õppinud kõnekeelt, ehk siis suheldes. Kuidas te õppisite läti keeles kirjutamist? Ei õppinudki. Kui aus olla, ei õppinudki. Sellepärast see kogu õppeprotsess praegu ongi nii kasulik olnud. Et kindlasti selle läti koolikeses sai seda õpitud, aga see oli vanuses, kus õppisime tähestikku tegelikult. Minu meelest. Tegelikult ma vist käisin seal kuni mingi 12 aastani. Loodame, et pa siis. Enam tähestikku ei õppinud. Aga jah, et eriti ei õppinud. See, mis oli, meil oli mingi traditsioon, et pühapäeviti oli võimalik tund aega arvutis mängida ja enne ei tohtinud alustada, kui vanaemale oli kiri kirjutatud Lätti saatmiseks. Et iga ühe poolt tõdest, ehk siis see oli selline kohatine õppimismoment, aga vaevalt, et vanaema päriselt aru sai millestki, mis seal kirjas oli, et ma päriselt ei mäleta, et ma oleks kunagi aktiivselt kirjutanud midagi läti keeles emadepäevaks kaarti võib-olla. Aga praegu näiteks telefonides? Kusjuures jaa. No raske on telefonis, sellepärast, et seal on nii palju neid tähti, mida nutitelefonis sa pead otsima, mida ma olen ka tähele pannud lätlastega kirjutades, et nad ei kasuta pikki neid ühesõnaga, jah, pikki tähti, nad ei kasuta, mul ei tule terminid meelde. Pikendusmärgid. Pehmendusmärke, pikendusmärke, midagi sellist. Komasid, punkte. No, see juba. aga jah, aga kirjutada on küll mega lõbus minul vähemalt tekstides, et mul on selle, kuna mul on korterikaaslane ka nüüd lätlane, siis mul on olnud rohkem võimalusi selleks. See on hästi põnev minu jaoks. Ma õpin siiamaani. Raske on nende pikendusmärkidega. Ja. Kas on raske see, et sa tead, kuidas neid hääldada, aga sa ei tea, kuidas neid kirjutada? Just nii. Et vahel kõhutunne ütleb, et jaa, et see võiks olla pikk ja siis tuleb välja, et tegelikult ole või ei ole või et vastupidi. Et tundub täiega, et see peab olema pikk, sest et me hääldame seda nii pikalt ja siis tegelikult ei ole. Kuigi nende pehmendusmärkidega saab hakkama. Nendest saab aru küll, et millal kus olema peab. Sest et seal on ju palju suurem häärdus erinevus ka. No selge, aga aitäh teile. Aitäh kutsumast. Ja nii põnev vestlus. Mulle nii väga meeldib läti keelest ja sellest taustast rääkida seega. Suur aitäh kutsumast. Ja aitäh meile läti keelt õpetamast. Joo.
aitäh osalemast läti keele kursusel. See on ju, ei saa ju õpetada, kui ei ole kedagi, kes tuleb õppima. Ja. Nii, aga paldies!